Aitäh! No ma ei teinud mitte ühelegi endisele Kaitseväe juhatajale ega kellelegi teisele, ka mitte riigikaitsekomisjoni liikmetele ühtegi personaalset etteheidet. Et noh, selles mõttes nagu sõita mulle sisse siin, et ma olen nagu kedagi süüdistanud, ma ei ole kedagi süüdistanud. Küll aga on muidugi vaja juhtida tähelepanu sellele, et kui meil ikkagi on sellised lüngad, millele seal tähelepanu juhitakse, kusjuures seal juhitakse tähelepanu ka sellele, mida oleks vaja teha, mida saab paremini teha, nii et see on seal välja toodud, siis keegi peab ikkagi ka vastutama selle eest, mis on tegemata jäetud ja kuidas on kulutatud rahasid vastutustundetult. Teatavasti on ka riigikontrolör sellele tähelepanu juhtinud, et meil kuskile haihtus 700 miljonit, mille eest keegi nagu vastutust ei taha võtta, aga mille eest ei ole ka midagi õieti saadud. Nii et siin on väga tõsiseid küsimusi päevakorras, mille eest ikkagi konkreetselt peaks vastutama ka peaminister. Et see nüüd täienduseks sellele ja no elanikkonnakaitse puhul ega siin nipsu lastes midagi ei lahenda, aga kriisiolukorras oleme me ikkagi väga katastrofaalselt halvas olukorras. Meil on ainult kuskil paariks nädalaks umbes 10% inimestest toiduvarusid. Nende ekspedeerimine, logistika on meil täiesti olematu ja Päästeamet üksinda sellega kindlasti hakkama ei saa. Nii et noh, jällegi kõrvale põiken, aga ma tegelikult oma teise küsimuse tahtsin viia selle teema juurde, mida ma puudutasin, kui ma viimane kord teile küsimuse esitasin sisejulgeolekust ja 5. kolonnist. Meil teatavasti on järjekordselt ära rüüstatud Sinimägede legionäride kompleks ja see on juba mitmes kord. Samal ajal me oleme siin menetlenud igasuguseid kaamera eelnõusid ja teame, et riik on võimeline ja tegelikult ka tahab kodanike järele luurata kõikvõimalikes situatsioonides. Et kuidas see siis nüüd ikkagi võimalik on, et e-riik Eesti ja kaamerariik Eesti Sinimägede puhul kuidagi ei suuda tuvastada, kuidagi ei suuda ennetada, kuidagi ei suuda seda Eesti riigi vastast, see on ju Eesti riigi vastane tegevus, juba eos tuvastada ja seal samas koha peal kaagid kinni võtta. Et mis siis ikkagi nüüd lahti on, et me Sinimägedes oleme nii hambutud? Kas see on seotud sellega, et aastaid ja aastaid Sinimägede üritus oli üleüldse põlualune üritus. Ka meie oma valitsuste liikmed käsitlesid seda, ma ei pea silmas praegu istuvat valitsust Michali juhtimisel, käsitlesid seda nagu mingisugust SS legionäride ja natside üritust, sisuliselt korrutades Venemaa jutupunkte. Kas siin on mingisugune inerts nendest aegadest, et Sinimägedel niisugused intsidendid toimuda saavad või kuidas te seda seletate? Aitäh! Aitäh, härra eesistuja! No ma ei nõustu sellega, et lisaküsimus peab tingimata olema samast ooperist nagu registreeritud küsimus, sest lisaküsimus ei ole registreeritud küsimus. Seda ei pruugi üldse tullagi. Nii et siin ikkagi võiks nagu deduktiivset meetodit ja loogikat rakendada. Aga ma tulen küsimuse juurde, et lugupeetud kodanik Michal, meil on ajakirjanduses puhkenud teatud torm riigikaitsekomisjoni riigikaitset puudutava raporti ümber. Ja kahetsusväärselt raport, mis käsitleb Eesti kaitsevõimet, Eesti julgeolekut, Eesti valmisolekut erinevates kaitsevaldkondades katsumustele vastu pidada, see on nüüd tembeldatud meil ajakirjanduses ja ka poliitikute kaasosalusel kindralite ja erukindralite ja reservkindralite ja muude ohvitseride vastastikuse küüneviha vahetamiseks. Et ma siiski usun ja loodan, et valitsuses kasutatakse tervet mõistust ja seda raportit käsitletakse väga tõsise häiresignaalina selle kohta, et meil tegelikult on kokku kukkunud Reformierakonna poolt aastaid viljeletud müüt kindlates kätes julgeolekust. See raport selgelt näitab, mingit kindlates kätes julgeolekut meil ei ole. Meil on ainult julgeolekulüngad. Aga ma ei hakka sellest raportist praegu pikemalt rääkima, ehkki tänu sellisele kaskaadsele lekitamisele on see kogu avalikkusele juba kättesaadav, nii et siin ei ole enam saladusi. Ma tulen hoopiski teise teema juurde, mis on ka julgeolek, mis on elanikkonna julgeolek. Ja sõites pühapäeva õhtul Tartust Tallinna poole, ma nägin, kui umbes on isegi 2+2 maantee
Ja ma mõtlesin, et aga mis siis, kui meil on kriis ja me peame Tallinnast sadu tuhandeid inimesi evakueerima Eesti maapiirkondadesse. Missugune valmisolek on riigil selleks? Ma julgen väita, et seda valmisolekut ei ole. Missugune valmisolek on meil varustada neid inimesi meditsiinitarvetega, korrahoidjatega, peavarjuga, soojaga, ka vajaduse korral koolidega, kui see olukord pikemaks venib. Minu küsimus puudutabki konkreetselt elanikkonnakaitset. Missugune valmisolek on praegusel valitsusel kriisiolukorras tegeleda elanikkonna ellujäämisega väljaspool nende alalisi elukohti? Aitäh! Ja no eks see jutt, mis te rääkisite, ju kinnitab, et Reformierakond ei ole saanud riigivalitsemisega hakkama. Et meil on valitsus, mis on riigi nii pankrotti ajanud, et enam ei ole võimelised üleval pidama sisejulgeolekut ja vanglaid. Ja eraldi rõhutab see siis teie kriminaalpoliitika läbikukkumist, et vanglad on meil tühjad, sellepärast et inimesed, kes sõidavad siis teadlikult teede peal teisi surnuks, olles ennem seda teisi oma elukaaslasi pussitanud, koduvägivallatsejad, Reformierakond ei ole võimeline ka naisi kaitsma Eestis, nagu me teame, inimesed, kes meil Tammsaare pargis purjutavad, neid ei panda kedagi vangi ja siis on vanglad tühjad. Ja kuna raha on ka kõik ära kulutatud Rail Balticule ja tuulikutele ja ma ei tea kuhu, eks ole, siis ei saa enam vanglaid üleval pidada. Siis hakatakse alandama Eesti riiki, põhimõtteliselt siis prostitueerima Eesti riigiga, et äkki kuskilt keegi tuleb, maksab meile midagi. No see on Eesti riigi ja Eesti kodanike väärikuse alandamine, aga ma tegelikult ei küsinud kõigest sellest midagi. Ega ammugi mitte sellest, kas Rootsi on meile hea partner julgeoleku vallas. Ma küsisin, kas ja see ka ei puutu asjasse, et nüüd, kui otsus valitsuses on tehtud ja tahetakse Riigikogus läbi suruda pärast seda, te siis hakkate meile rääkima mingisugusest kaasamisest. Et see on ju ka mõnitamine. Et pärast me kuulame teid ära. Ei, ennem tuleb ära kuulata. Ja ma seda ikkagi tahan üle küsida, et kas need reformierakondlased, kes on reljeefselt sõna võtnud Tartus, et ei, meie neid vange siia ei taha ja ei tohi tulla nad. Kas need reformierakondlased Reformierakonna sees on teinud oma hääle kuuldavaks ja kas Reformierakonna juhatuse esimees on seda häält kuulda võtnud või läheb plaan edasi häirimatult? Aitäh! Aitäh! No õiguskorra kaitstusega on Reformierakond ka läbi kukkunud nagu kõiges muus. Selle näiteks on meil siin Pihlakodu vägistamisjuhtumid või Tartu Tarmo naistbussitaja ja liiklusmõrvar vabalt käis ringi. Nii et sellega ei ole hästi. Aga siin tuli ennem juttu, et sisejulgeolek ja kuidas see läheb kokku selle riigikaitse raportiga või küsimusega julgeolekust, et sisejulgeolek on ka julgeoleku küsimus ja see riigikaitsekomisjoni raport räägib ka sisejulgeolekust. Ja mida see raport paljastab, on see, kui läbi kukkunud on Reformierakonna poliitiline juhtimine olnud Eesti kaitstuse seisukohalt. Et kõik need Terrase ja Heremi kriitika, mis seal on, millele ma kirjutan kõigele alla ja lisan veel omalt poolt juurde, mul oli jälle õigus, et need on ju inimesed, kes pandi ametisse reformierakondlike valitsuste ajal, nende ameteid pikendati reformierakondlike valitsuste ajal ja kes viisid ellu reformierakondliku kaitse doktriini ja eelarve võimalusi. Ja mida see raport ütleb, loomulikult ei meeldi Reformierakonnale või siis sellele Reformierakonna selja taga oleva süvariigi ajuvabale propagandale. Eesti on kaitsmata. Ei ole kindlates kätes, ei ole paremini kaitstud. Eesti on kaitsmata, ütleb selge sõnaga välja, kui nüüd praegu peaks sõda puhkema, siis me kaotame. Ja milles on probleem? Teie loomulikult jälle üritate siin muljet jätta, nagu me ründaks kaitseväge või kaitseväelased. Ei, vastupidi, me seisame kaitseväelaste, kaitseliitlaste eest, sest et tänane poliitika või see viimaste aastate poliitika, mida teie ja teie eelnevad erakonnakaaslastest peaministrid on juhtinud, saadavad meie kaitseliitlased ja kaitseväelased mõttetult surma, sest neil ei ole piisavalt vahendeid, õiget väljaõpet ja õiget struktuuri. Selge sõnaga öeldakse, et Herem ei saa aru juhtimisest. Ta tegelikult ei saa üldse mitte millestki aru, aga ta on teie poolt ametisse pandud. Ja mina tahan teada ühte lihtsat asja. Kes võtab vastutuse ja kuidas selle eest, et Eesti on kaitsmata? Aitäh! Meil eile algas ja täna jätkub siis eelnõu, millega Riigikogu peaks
ratifitseerima kokkuleppe Rootsiga, et Rootsist hakkavad Eestisse tulema kõige võikamad kurjategijad, vägistajad, tapjad, mõrtsukad, ka narkokurjategijad, organiseeritud kuritegevuse esindajad. No eilse parlamentaarse diskussiooni käigus olime me küll tunnistajaks masendavale demagoogiale, massilisele järjestikusele valetamisele, ikka kõik selle jaoks, et alavääristada ja häbistada Eesti riiki ja ohustada Eesti inimeste turvatunnet ja turvalisust. Nüüd, see on taustaks. Ja teine taust on nüüd siis see, et teie erakonnakaaslased Tartust, härra peaminister, on väljendanud seisukohta, et neid vange ei peaks tulema Rootsist Tartusse, sest Tartu ikkagi heade mõtete linn ja ülikoolilinn ja kuidas me siis nüüd muutume selliseks Rootsi immigratsioonipoliitika prügimäeks. Mul ongi küsimus nüüd selles liinis, et olete meil peaminister küll, aga olete ka erakonna juht ja erakonna poliitika on lahutamatult seotud ka valitsuse poliitikaga, teistmoodi see Eesti parlamentaarses ja demokraatlikus erakondlikus süsteemis olla ei saakski. Ja ma lihtsalt tahan teada saada, et kas need häälitsused ja pooside võtmised, mida Tartu reformierakondlased on avalikkusele esitlenud, on jõudnud ka erakonnas teieni, kas need on avanud arutelu Reformierakonna sees, siis selle Rootsi islamivägistajate Eestisse toomise plaanil, kas nad on kuidagi pannud teid järele mõtlema või kaaluma, et äkki jätaks selle asja pooleli või ongi see lihtsalt avalikkusele esitatav tsirkus, inimestele järjekordne valetamine reformierakondlaste poolt, seekord siis Tartu otsast ja tegelikult nad erakonna sees mingisugust teemat avanud ei ole. Aitäh! Ja aitäh, enne kui ma küsimuse juurde lähen, siis sissejuhatuseks vaatasin, et värsked reitingud on jälle näitavad, et Reformierakond on teinud selle madala reitingu rekordi, ja nüüd teid vaadates, et lips ei ole mitte ainult lõdvaks lastud, vaid lausa eest võetud, et kas peaministri põlve lõpp juba terendab, aga nüüd asja juurde. Neid vanglarendilepinguid on Euroopas teisedki riigid proovinud teha, siin Belgia ja Holland, Norra ja Holland, taanlased vist proovisid Albaaniasse hakata oma vange saatma ja kaks probleemi, mis on kohe tekkinud. Üks on see, et kuritegelikud sidemed tekivad kohaliku kuritegevuse ja siis selle nii-öelda vange eksportiva riigi kurjategijate vahel. Ja teine väga suur probleem on külalised. Kohe tekivad probleemid nende majutusega, isegi nii kaugele on asjad läinud, et on pindasid puudu ja siis need mõlemad riigid, kes lepingus on, lahendavad neid, kulutavad selle peale raha ja tegelikult kuritegevuse pilt muutub halvemaks. Nii et kui te siin räägite, et saame mõne miljoni, siis odavalt müüte seda Eesti sisejulgeolekut. Ma paralleeli tõmbaks sellega, kuidas te veel odavamalt trambite jalge alla inimeste vabadusi. Mäletame, et see superandmebaasi seadus, mida te surusite, et seal ju toodi põhjenduseks, et me saame Euroopast mõne miljoni. Et kas see, et te niimoodi senthaaval siit ja sealt proovite raha leida, tegelikult annab tunnistust, et teie jutt sellest, kuidas kohe hakkavad piimajõed ja pudrumäed Eestis olema ja kõik läheb paremaks, tegelikult ei vasta tõele. Et kas Reformierakonna juhtimisel me olemegi pankroti kursil ja nüüd tuleb odavalt müüa meie julgeolekut? Aitäh teile! Ja suur tänu seda võimalust mulle võimaldamast. Teatavasti Läti parlament langetas hiljuti otsuse taanduda Istanbuli konventsioonist ja selle peale teie tegite 1. novembril Facebookis avalduse, kus te ütlesite nii mõndagi, aga muu hulgas ütlesite, et sarnaselt EKRE-le on ka Läti parlamendis mitu poliitilist jõudu, kelle jaoks naiste õigused ja turvatunne ei kujuta endast väärtust. Need on teie sõnad. Esiteks ma arvan, et selline loosunglik avaldus on lihtsalt kohatu, sellepärast et see, kas Eesti või Läti on Istanbuli konventsiooni liige või ei ole, ei mõjuta kõige vähemalgi määral naiste õiguste ja turvalisuse kaitstust. Et naiste õigusi ja turvalisust kaitsevad ikkagi Eestis kehtivad seadused ning neid seaduseid jõustavad õiguskaitseorganid ja justiitsorganid. Ja sellega meil teatavasti on mitmesuguseid tõsiseid probleeme. Näiteks peaks vaatama üle selle, kas võib teatavate isikuvastaste kuritegude eest määrata karistuseks kohtute poolt lihtsalt tingimisi vangistust. Antud juhul meil on ju viimasest käest näiteid selle kohta, et on määratud tingimisi karistus naise vastu vägivallatsenud isikule, kes on seejärel jätkanud vägivallatsemist, muuhulgas naiste vastu.
Et see on see, mida tegelikult tuleks teha, vaadata üle meie riigis kehtivad seadused ja see, kuidas neid seaduseid jõustatakse, mitte tegeleda selliste loosungitega, nagu siis Istanbuli konventsioon seda endast kujutab. Aga minu küsimus konkreetsemalt seondub nüüd sellega, et kas teile ei tundu, et peaministrina on täiesti kohatu hakata kriitiliselt kommenteerima avalikult Läti parlamendi otsuseid. Minu parima arusaamise kohaselt, nagu ma olen õppinud diplomaatiat ja rahvusvahelisi suhteid, on see üks baasprintsiipidest riikidevahelistes suhetes, et teiste riikide siseasjadesse sekkumisest hoidutakse, eriti valitsuse tasandil, sest peaministrina te räägite ju kogu riigi nimel. Kas teie arvates oleks kohane, kui näiteks Läti peaminister hakkaks samamoodi kriitiliselt sekkuma Eesti parlamendi otsustesse? Aitäh!